Rikas on see, kes annab andestus lõpuni, armastus lõpuni ja rõõm lõpuni, ennast pühendab sellele. Tere armas Fonte News kuulaja vaataja. Käes on järjekordne Fonte Newsi intervjuu. See on märgilise tähtsusega, sest et on selle aasta viimane kuu, detsembrikuu, jõulukuu, rahu, armastuse, kingituste kuu. Ja minu tänaseks vestluskaaslaseks on väga imeline mees. Ta on rahvuselt armeenlane. Tere tulemast, Ashot. Egikjan on sinu perekonnanimi. Mul on hea meel siin näha meie viimases Fonte Newsi selle aasta intervjuun partnerina. Mul on sinule esimene küsimus. Kui kaua sa oled Eestis elanud? Eestis elan juba 36 aastat. Ja ma olen sinuga varasemalt rääkinud erinevatel teemadel ja me leppisime kokku, et me räägime täna armastusest ja kunstist või armastus kui kunst. Ja sina oled kunstnik. Sa oled eluaeg olnud kunstnik. Ja ma olen sündinud kunstnikuna, ma avastasin seda. Mul on hea meel, et nii on. Okei. Me kohtusime sinuga tegelikult nii huvitaval sündmusel, et kui oli aprilli ja maikuus Eestis Tallinnas Toompeal sündmused, kus rahvas siis erinevalt seisis, kes vabaduse ees, kes millegi vastu. Ja sa olid väga tihti seal nendel sündmuste keskel. Räägi, sina oled rahvuselt armeenlane, et miks sa seal käisid? Mille eest sa seisid? Ma seal käisin, et vabaduse tagasi tõmbama. Vabadus tagasi saada. Vabadus tagasi oma elus, oma umbruses, oma sõbrade, oma tutavate rahvusel Eestisse vabadus. Sellepärast ma tundsin, et vabadus läheb kinni, panevad kinni vabadus. Sa oled elanud Eestis 36 aastat ja sa räägid tegelikult päris hästi eesti keelt. No. Et räägi, kuidas selle eesti keele õppimisega sul läks, et kas sa käisid ka kursustel või sa õppisid lihtsalt elu käigus? Ja, ma kursuse käisin ka üks kord, kas selle oli 2 kuuks või 3 kuuks, aga selle saadik ma kui tulin Eestisse 36 aasta tagasi, esimesel päeval juba hakasin õppima eesti keelt. Esimene sõna mul oli, mis õppisin tere, armeenia keeles barev ja teine sõna oli leib, ma mäletan. Ja siis oli puu ja nii edasi. Räägi, mis sind kunsti juurde viis? Miks sa hakkasid maalima? See on huvitav, ja. Ma ilmselt seda niivõrd õnnelik olen, et ma olen maalikunstnik, et üldse olen kunstnik, et ma isegi ei tea, see nagu linnukeste käest küsida, kuidas sa hakkasid lendama. See on minu lendamine, see on minu õnneallikas, ütleme. Olen sündinud selline ja mulle väga sobib õhkkond kunsti. Ma olen armunud kaasaegne kunstisse, kui ma olen 7-8 aastane. Ja nii, et terve su elu on tegelikult kunsti sees? Kunsti sees. Mulle meeldib kunst, mulle meeldib kaasaegne kunst ja ma tihti ütlen, et nii palju, kuidas inimene sõltub kaasaegne kunstist, ta sõltub eluga. Nii palju, kui inimene armastab kaasaegne kunsti, nii palju ta armastab elu. Kes eitab kaasaegse kunsti, ta ei saa ka elu päriselt hästi vastu võtma, sellepärast elu mees nõuab lihtsus ja andeks andmine ja mõistus. Kas sinu peres oli keegi kunstnik, et sa just selle tee oma elus valisid või sa lihtsalt tegid selle valiku ja miski asi viis selle kunstini? Ja isa ka joonistas, maalis
Ta tegi, ma mäletan lapsepõlvasaadik, ta olen näinud, et isa maalib, joonistab. Tal oli 4-5 õlivärvid sellise formaadi autoportreetid. Ta tegi mõni naturmoordid ja joonistas. Ta oli žurnalisti, ajakirjanduse kunstnik kunagi ja ta oli ka hambaarst ja arst ja selline, ja ta oli lületaja. Aga ema on põhimotivatsioon. Ema eratas isu, loomingulist olemise isu eratas ema. Ja et ma tean, et sa oled õppinud ka Jerevani kõrgemas muusikakoolis löökpille. Miks sa muusikuks ei hakanud? No ja ma lõpetasin muusikaakadeemia löökpilli osakonnas. Asi on sellest, et 7 aastat ma töötasin radio- ja sümfooniaorkestris, radio- ja televisioon sümfooniaorkestris. Ja siis minu sisemise hääl nagu ütles, et ma tahaks olla vaba loomise loominguse lainel olla ja seal on dirigent, seal nootide järgi peal mängida ja tahtsin vaba kunsti teha, loomingulist olla ja siis maalisin, kui ma mäletan isegi maalimise, mul tuli 78. aastal, ma hakkasin maalida ja siis hakkasin õlivärviga ja maalida ja niimoodi läks. Miks sa just Eesti valisid elamiseks? Ma tulin Eestis läbi Riias olin ja istusin rongis, tulin Eestis, mul oli üks tuttav seal Riias kunstnik andis oma hea tuttava adress. Spontaanselt seda juhtus või saatuse hea iroonia. Tulin Eestisse ja siis mul on hea meel, et ma olen Eestist tulnud. Mul tuli sõbrad siis. See oli 84. aastal, esimene kord tulime sümfooniaorkestriga, väike grupiga, et klassikaline folk muusika mängida. Ja siis ma läksin Erkisse, et kollast värvi hankida. Kunstiakadeemiast läksin ja seal ma ühe kunstniku ja teiste kunstniga tutvusime ja siis läks niimoodi ja siis mul on hea meel, et ma juba 24 aastat olen Eesti Kunstniku Liidu liige. See annab palju võimaluse, et näitustel ja olla rohkem aktiivselt ja lihtsalt ma ei valinud, ütleme, ma armastan Eestimaa väga. Ma olen väga tänulik Eestile ja vot see on väga tore, et ma olen kasulik Eestile. Kas sa, ma usun, et sa tead, et Armeenia on ise ju Eestist 2 korda väiksem pindalalt, aga seal elab 2 korda rohkem inimesi. Seda ma ei teadnud. Ei teadnud, jah. Et räägi mulle, kuidas siis väiksemal territooriumil on rohkem elanikke, et mismoodi armeenlaste peritraditsioonid on, et miks neid rohkem on? Mis nad teistmoodi teevad eestlastest, kellel on nagu elanikke vähem kui Armeenial? No seda ma ei teadnud, sellepärast selline küsimus on mul ootamatu, et armeenlast on Armeenias rohkem, muidu välismaalt on palju ka armeenlast, nagu eestlased on, nagu Hemingway ütles, iga portis on sadamas. Sa oled 36 aastat Eestis elanud. Kas on vahe Eesti nagu eestlase mentaliteedil, mõtlemisel, suhtumisel elusse? On seal vahe armeenlastega? Mida nad teistmoodi teevad? Kas on miskit, mida võiks eestlased oma käitumises, suhtlemises, mentaliteedis muuta? Või vastupidi, jah. Ja. No vot, selline huvitav hea küsimus, Veiko. Asi on sellest, et Eesti, kui ma tulin Eestisse, 36 aastat tagasi ma avastasin Eestimaa vaba, Eesti inimesed on vabad. Muidu siis oli nõukogu aeg isegi, aga olid vabad. Ja praegu
vabandust, no ma imestan, kus kadus see vabadust? Ma küsin sinu käest, teie käest, kus kadus? See nagu mingi halb unenägu. Hommikul tõused üles ja see vabadus on kadunud. Eesti inimesed peavad olema vaba, nad ongi vabaduse suur armastaja. Aga Armeenias vabadus on rohkem selline traditsionaalne, ütleme, et rohkem spontaansus. Et on nagu loomulik juba. Loomulik ja Armeenia rahvas nagu ei vaada, mismoodi ta peab käituma. Aga ta juba lihtsalt elab, et olla vaba. Ja ta on juba hinges juba vaba ja et ongi, see on loomulik. On vaba, aga oma ermusel ka väga vaba ka ei ole jälle. Seal on teised, mitte vabaduse momentil, et iga rahvas võiks korrekteerida või leidma, aga võtame nii nagu on ja armastame nii nagu on. Ja ma armastan Armeenia, armastan Eestimaa väga. Väga rõõm kuulda seda. Kuidas sul Eestis selle kunsti maalimisega on läinud, et oled sa korraldanud mingid galeriisid, näituseid? Ja, mul oli palju näitused Tallinnas, Eestis ja Tartus, Helsingis 2 korda, New Yorkis 2 korda, Eesti majas. Hea meel. Muidu ma püüan, et mul oli plaanis New Yorkis minna galerites vaadata ja mingi leping püüjaks teeks. Pileti ostsime, et lendada, aga tuli see võlts pandeemia, pandeemia, võlts viirus ja kõik läks vastu taevast. Siis ma andsin piletid tagasi ja siiamaani nii nagu ta on, vot niimoodi oli. Aga näitused mul on olnud piisavalt palju, tahaks veel oleks näitused. Ja. Kas sa maalid lihtsalt enda rahuloluks, rõõmuks või sa maalid kellegi tellimuse peale, et kas sinult saab näiteks pilte tellida, osta? Räägi natukene, et mismoodi sinu see igapäevane elu välja näeb. Milles inimesed küsivad, et kunstnik, et milles sa elatud? Ja. No ma elan kunstis ja armastuses, nagu soovitaks kõik inimesed sellest elaks. Ja vabadus on oluline aspekt meie elus ja kunstis. Ma tellimus mulle ei meeldi. Tavaliselt ma ei võta tellimuse, kui mulle ütlevad, tee minu portreedi nagu ükskord. Sina ütlesid Veiko, ma ütlen, anna mulle, siis kui vaba, lubad mulle vabast maalida seda, mis mina ütlesin, okei, tee nagu tahad. Siis ma olin nõus, mul oli hea meel, mul oli nauding seda protsess. Aga tavaliselt, kui ütlevad, tee nii, et mina ennast tunneks, ütlesin, ei, vabandus, see vale adress, ma ei ole fotograaf, ma olen maalikunstnik, mulle meeldib kaasaegne kunst, ma ei võta tavalist tellimus, ei võta vastu. Mul on tegelikult kaasas meie intervjuu ajaks see pilt, mille ma palusin sul teha, ma tean seda väga hästi, sa ütlesid, et sa ei tee tellimuse peale, aga sinule, Veiko, ma teen selle erandi. Ja see pilt on väga põnev. Lihtsalt ma lubasin Ashotil joonistada täpselt nii, nagu see pintsel tal joonistab sellele lõuendile ja tuli siis minu nägu tema mõtete ja informatsiooni järgi. Mulle see pilt väga meeldib, sest et see on täiesti unikaalne, eriline ja seda pilti sa mitte millegi võrrelda ja et sa joonistad rõõmsa naeru suu ja silmad, et ma olen väga tänulik selle pildi eest. See pilt on mul kodus magamistoas seina peal, nii et ma näen teda pidevalt. Ja tegelikult sa Ashot müüd ka oma kunsti ja tõid vanalinnas. Ma olen sind väga tihti seal näinud. Nüüd, kus on see keerulised ajad siin, kas inimesed ikka ostavad su kunsti? No võtselt 2 aastat turistid ei olnud. Praegu viimasel ajal natukene nad hakkasid käima turistid,
Ja tasapisi juba restaureerib seda situatsioon, turistid ikka midagi reageerivad, midagi võtavad ja ostavad ja see on väga tore, muidu suveperioodil ja mul on hea meel seal olla. Vaba õhkkonnas, vaba režiimis, vaba töö. Istun seal, joonistan, maalin, ripuvad maalid ja elu läheb, rõõm läheb. Ja siis see on hea, et seal olen juba umbes 23-24 aastat niimoodi suveperioodil. Seal ei ole direktor, kes ütleb, miks sa hilinesid ja ei ole mingi boss, kes ütleb palju mida sa tegid seal, kui palju pilt peab olema, see on nii vaba õhkkond. Vabadus minu jaoks on hapnik hingale. Keegi nagu nii olnud, mulle sobib seda. Vaba õhkkonnas paremini tulevad maalid välja. Kunst vajab vabadust ja elu vajab vabadust ja rõõm vajab vabadust ja armastus vajab vabadust. Nagu me ütlesime, et räägime armastusest ja see palun Eesti rahvas ärgake üles, võltsviiruse viskame ära ja võtame vabadus jälle tagasi. Eestile sobib vaba õhk, vaba elu. Väga hästi öeldud. Räägi, mis on armastus sinu arvates? Vot ma mõtlesin, kui sa niimoodi küsid, mis ma vastan. Ma ei ole mõtlenud, hea, et ma ei ole mõtlenud. Armastus see on see, mis kõik all you need is love, nagu ütlevad. Armastus on see, mis ühineb kõigile, mis paneb tähtele ja planeetile liikuma. Armastus on motivatsioon, mis paneb elada ja elama ja armastus on Jumal, Jumal on armastus, looja on armastus, mitte teisiti. Ja siis inimene ka on armastus. Ja vot huvitav asi on see, et kui inimene orienteerib oma tegevust, oma, ütleme, eriala, oma käitumine armastuse peale, et ma püüan, et minu käitumises, minu suhteses domineeriks armastus. Ta oleks armastuse soldier, kuidas on? Armastuse sõdur või? Sõdur. Armastuse tegelane, armastuse looja. Siis ta püüaks niimoodi entusiastuleks, et näiteks minister või juht ütleks, kuidas ma teeks, et oma rahvas rohkem armastus näitaks. Mitte teeks, et rohkem raha teha või rohkem au endale. Armastuse näitab. See on juba kristlik aspektis. Kui on, siis see toob vabadus. Sellele tuleb ka, kuidas öelda, selle jälg on vabadus ja rõõm ja rahu ja tõesti õnne, sest motivatsioon on armastus. Armastus on lill ja roose naeratus ja ka see mahla. Ja ka see mahla. Ja ka see puu. Aga ma küsin su käest üks huvitav küsimuse. Kas sa oskad öelda, kust tuleb armastus ja kuhu ta läheb? Aha. See on selline huvitav küsimus. Ja, huvitav küsimus. Minu käest on kunagi seda küsitud ja ma olen vastanud sellele niimoodi. Armastus tuleb ei tea kust ja ta läheb ei tea kuhu. Sest et armastus minu jaoks kunagi ma mõtlesin välja, mis on see selline definitsioon armastusel, et kõik sellest nagu aru saaks ja selle oleks võimalik lühike öelda. Siis üks versioon on selline, et kas sa oled nõus, et armastus on tegelikult pidev andestus? Loomulikult ja täpselt väga hästi on öeldud, armastus on andestus, armastus on halastus, armastus on rahu ja rõõm ja armastus tuleb vajadusest olla õnnelik,
armastus tuleb loojast, armastus läheb looja juurde, looja on meie sees ja siis elagu armastus. Ilma armastuseta ei liigu ühtegi lehtpuu peal ja ühtegi, kuidas on trava. Rohi ei liigu ja midagi ei juhtu. Vot see on väga ilus. Armastus ei ole ainult ju inimeste vahel, armastus on ju ka asjade suhtes. Kõike, mida sa näed, saad puudutada, kuuled, tunned, saab armastus olla kõige selle vastu, et sa tegelikult vastasid praegu oma jutu sees ka, et kust tuleb armastus ja kuhu ta läheb, et armastus tuleb loojalt ja läheb loojale. Et vaata, väga paljud inimesed sellesse ei taha uskuda ja paljud inimesed võib-olla on selle armastuse iseenda suhtes ära kaotanud, et nad ei armasta iseennast ja sellepärast nad ei saa ka armastust loojalt, sest kui looja näeb, et inimene ennast armastab, siis ta annab seda armastust talle juurde ja ta ümbritsebki selle inimese armastusega. Mis sina arvad sellest? Ja, absoluutselt. Inimene, kui ei armasta iseennast ja oma saadus, alles eile ma ütlesin oma sõbrale, minu saadus on parim. Ja kui iga inimene mõtleb, et saadus siiski on parim, sellepärast ta armastab, on vaja armastada oma saadust ja armastus ja siis teine inimeste saadus ka ja siis armastades iseennast, muidugi sul on õigus, kui ma ei saa ennast armastada, ma ei saa teist inimesi armastada. Ja kui mida teha, et ennast armastada iga oma tänulik olla loojale, Jumalale iga hetki, iga minuti eest. See ongi tänulikkus ja andestus nagu jälle. Ja üks huvitav inimene ütles selline asi, kus ei ole andestus, seal ei saa olla kristlus. Kui ütleb keegi kristluses ja andestus ei ole, halastus ei ole, rõõm ei ole, armastus ei ole, see on ainult bla 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 bla, tühi hääl, nagu niimoodi tühi hääl. Aga peaks olema armastus, halastus ja andestus, see on kristlus, mitte rituaalid. Armastus ja õnn, on nad koos või saavad olla eraldi? Ei, nad on kaks head õded või venad, õde ja vend, ütleme. Nad eraldi ei saa olla, kus armastus seal õnn tuleb, nagu kus on päike seal valgus. Ja ei saa, jah, eraldi ei saa olla. Siis võime ka nimetada tegelikult sedasi, et armastus on kirg. Võiks ka. Jah, et tegelikult on nii, et armastus on selline universumi üks võimsamaid ja võimsamaid energeetilisi sõnu. Et kas oled sellega nõus, et armastus nagu sa ütlesid tegelikult päris alguses, et armastus paneb liikuma planeedid ja tähed. Et kas siis armastus kui sõna ja see energia, mis seal taga on, suudab kõike muuta? Oled sa sellega nõus või ikkagi ta ei ole selline ülimvägi? Ta on absoluutselt ülimvägi, ta on isegi ülimvägide kuningas, ülimvägi ise. Ta võiks muutma kõik parema poole. A mis on parema poole? Õnn ja rõõm jälle. Siis tegelikult jõuame päris lähedale sellele, mis on armastus. Armastus ju on, ta võib anda sulle surematuse. Sest et kui sa armastad ennast tõeliselt, nii palju kui ja nii tugevalt kui võimalik, siis tegelikult see armastus ju tervendab sind. Sa ei olegi haige, sest et sa täidad iseennast selle suure armastuse energiaga ja armastuse valgusega. See tähendab seda, et sa kiirgad seda positiivsust nii palju, et sa tervendad ka endal lähedal olevaid inimesi oma selle suure tugeva armastusega.
on see nii? Ja muidugi armastus tugevdab suhet ja elu paneb õnnelikumaks õnne maanteel jooksma. Armastus on andmine siiski, midagi andmine. Kas või oma ego nõudmise lõpp või andmine. Lõpetad ära selle ego, annad ära. Ja andmine mitte materiaalselt, aga mida andmine? Halastus ja andestus ja armastus ja rõõm jagada. Nii nagu elus on, et nagu on valgusel on vastand pimedus ja ka armastusel on ju ka vastand viha. Kas võib nii öelda? Võiks, jah. Sest et kui palju on inimesi haiget saanud, näiteks, et on armastanud, kiindunud, kirega võtnud asja ja on haiget saanud. Et kas võiks öelda niimoodi, et armastus on nii hea kui halb? Armastus halb ei ole, ainult hea on. Ainult hea? Ainult hea on. Halb teeb mitte armastus, halb teeb vihkamine või ütleme kadedus ja kibestamine ja mitte uskumine ja kannatuse kaudamine ja vihkamine ja see pimeduses silmad kinni ei soovi inimene silmad vaadata, et valgus tuleks ja teaks, kuidas armastuses kõndimine ja no armastus siis tegelikult võiks nimetada nii, et pigem ta ei tekita vihkamist ega viha, vaid armastus on sinu hinge teenäitaja. Et tegelikult on nii, et kui sa nüüd armastuses nimetatud pettud oletame inimese suhtes, tegelikult see, et sa nüüd pettusid, siis läbi selle armastuse see hing näitas teed, et see valik seekord ei olnud sinu eluteel ette nähtud, sa õppisid sellest, sa said targemaks ja nüüd on aeg liikuda edasi ja tulevad uued inimesed su ellu, et ei tohiks siis selle armastuse pärast, ei tohiks nii väga siis kiinduda, kui sa pettud, pigem on see, et tänan väga armastus, et sa näitasid mulle seda teed, näitasid ja valgustasid seda inimest. Ma õppisin sellest, ma olen tänulik ja liigun nüüd edasi, et ei tohiks siis jääda nagu nugrutsema ja ootama. On see nii? Ja muidugi armastus on nii, et no jah, nagu ütlesid, kui on inimene pettunud armastuses, keegi läheb või tuleb. Tegelikult, kui ma olen pettunud armastuses, see on minu probleem, see on minust. Kui ma olen pettunud alguses peale, aga ühiskonnas ja see inimeste riik, ühiskond ja asjad, see nõuab ka nagu keisarile keisarini ja jumalale jumala asja. Selles mõttes, et on vaja parem vigu otsida enda sees alguses ja siis mitte süüdistaja teiste, aga lõpp-punktis, kui keegi on süüdi, mina olen süüdi. Aga ma avastasin mitu aastat tagasi, juba võib-olla 25-30 aastat tagasi, egi tuli Evriga avastus, keegi ei ole süüdi. See läheb lihtsalt niimoodi, kui keegi siis mina ka ei ole süüdi. Kõik süü enda peale võttis Jeesus, kui ta oli risti peal. Ja keegi ei ole süüdi. Sellest ta ütles, ta oli risti peal, ütles, isa anna andeks nendele, nad ei tea, mis nad teevad. Ja siis, aga ikka me teeme see, mis me peame teha, me nõuame vabadust ikka. Ja. Vabadus armastada. Ja. Täpselt nii. Armastusest võib rääkida lõpmatuseni, sest juba see armastussõna, see paneb ju liikuma absoluutselt kõik, ka mõtted ja siis hakkab tulema seda informatsiooni ja võibki rääkida erinevat moodi sellest. Igal juhul armastus on imeline ja kui inimene ikka väga ennast armastab, siis tuleb seda armastust igalt poolt juurde. Teiste inimeste poolt tekivad elus
erinevad situatsioonid, mis tugevdavad seda armastust, su elu nagu ütleme niimoodi, et sa lendad. Ja, jõuluaeg nüüd. Ja, et nüüd on kaunis jõuluaeg, et inimesed võiksid tõesti, me saame aru, et on keerulised olukorrad maailmas, aga hetkel võiks tegelikult lükata kõik selle peavoolumeediad ja muud uudised, mis ei ole seotud vabadusega, armastusega kõrvale ja tegeleda see jõulukuu, detsembrikuu iseenda, oma perega, jagada armastust, armastada ennast võimalikult palju, olla lähedastega koos ja Ashot, sul on kaasa võetud mõningad oma raamatud, et ja, see on minu kataloogi. Ja, et sinu kataloog. Kas sa neid katalooge müüd, kust inimesed näiteks saaksid infot sinu kohta ja kus nad leiaksid sinu töid, et näiteks keegi soovib jõulukingiks osta, et jah, las uurib minu kontakti, kas või kirjutab, ma ei tea, Facebookis või helistab ja enam Apollos ja Rahvaraamatus ei ole. Ei ole neid raamatuid. Juba terve aasta ei ole, võtsin kõik tagasi, sellepärast seda ka Apollos on. Õnneks on sõna vaba, selle raamatu andis ka Ashot mulle, kinkis mõned kuud tagasi, et tal on, mulle meeldib Ashoti raamatud sellepärast, et ta kirjutab sealt vabalt, täpselt laseb oma mõtetel lennata need, mis tal pähe tulevad. On see nii? Ja, muidugi ma püüan niimoodi kirjutada ja see on, minu kõik tekstit on toimetatud. Ma ei oska eesti keeles kirjutada. See on sõbrad ja toimetajad. See on arusaadav. Ja. Aga sellegi poolest... Mingi lend ka Rapellul. Sellegi poolest sinu eesti keel on väga hea ja inimesed saavad sinust täiesti aru. Ja mul on hea meel, ma näitan veel ühte pilti, mis Ashot põhimõtteliselt kinkis mulle selle pildi siis täna intervjuu tegemise ajal ja see on sügis ja armastus on selle pildi nimi ja ma olen väga tänulik selle kingitusest, Ashot, et suurepärane kingitus ja ka meie taustal on üks sinu maal, et see kunst on väga huvitav ja ma olen ka näinud sinu töid vanalinnas, kus oled neid müünud, oled teinud erinevad pilte. Igal juhul inimesed, me kindlasti selle intervjuu alla paneme Ashoti Facebooki konto, kus teda leiate ja saate siis temaga ühendust pidada ja osta jõuludeks mõned kingid tema kollektsioonist. Ashot, kas sa tahad midagi öelda armastuse kunsti kohta? No armastuse kunsti kohta ma võtsin seda tuma, ei tea, eesti keeles ei mäleta laused ja mõned špargalkad või spikerid ja Jeesuse sündimine. Ongi varsti jõulud ja Jeesuse sündimine on, aga ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaada, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, sest teile on täna Taavidi linnas sündinud päästja, kes on Issand Kristus. Ja huvitav asi ma märkasin, tuli mulle nagu avastus, et Kristus, kui räägib rahast, seal on palju mõistukenetel, kus figureerib raha. Raha paljundamine, raha liikumine, raha saatmine, raha teelimine. Tegelikult tema raha ka on mõistukene vormis, tähendamissõna. Sellepärast huvitav aspekt. Üks vaine naine, kui tuli, tema jutustab Jeesus, et kirikusse pani ainult 20 senti viimast. Viimase raha. Aga ärimehed panid näiteks 200 eurot, 300 eurot. Jeesus ütles, see naine rohkem pani. Sellepärast ta panis kõik, mis tal oli. Aga teine panid osa ainult. Ja huvitav, paljud ärimehed teda maailmas võib-olla ei tea, et Kristuse rahavorm ja rahaplatvorm, vaimne korrusel
raha on mõistukene. Rikas on see, kes annab andestus lõpuni, armastus lõpuni ja rõõm lõpuni, ennast pühendab selleleni ja annab. Ja andmine ongi see armastus, mitte saamine. Et sa ei kerja ja ei küsi vastu kogu aeg, et ma sulle andsin, anna mulle ka. Et tegelikult tõeline armastus on andmine. Ja sa saad igal juhul tagasi ja veel rohkem, kui sa teed seda siiralt, hingest, armastusega ja sa saad alati autasustatud ja küllusega üle külvatud. Ašot, tänan sind selle imelise intervjuu eest, tänan sind selle aja eest, et sa leidsid aega minuga vestelda, rääkida armastusest, kunstist. Armas Fonte News kuulaja vaataja. Selline oli siis selle aasta 2021. aasta Fonte Newsi viimane intervjuu detsembrikuus, jõulukuul. Armasta ennast, armasta oma lähedasi, hoidke kokku, ärge keskenduge sellele, mis ei kuulu vabaduse ja armastuse juurde. Fonte News saab peagi aastaseks ja järgmine aasta 2022. aastal Fonte Newsi kontseptsioon veidikene muutub. Me lisame oma uudistekanalisse ka igapäevauudised Eestimaa ühiskonnast ja rahvusvahelisest ühiskonnast. Ja kui sa tunned, et sa tahaksid Fonte Newsi meeskonda kuuluda ja aidata sellel uudistekanalil muutuda rahva lemmikuks, palun võtta meiega ühendust. Ja mina omalt poolt soovin teile, armas rahvas, rahu, valgust, aega, armastust. Hoidke kokku, olge rõõmsad ja häid jõulu teile. Ašot, tahad sa midagi öelda? Ja samad sõnad mina ka soovin, et soovin teile rõõmu ja rahu ja vabadust ja tantsige ja rõõmustage ja kõige head teile. Olgu hing ja vaim teiega. Nägemist!